rahulikult Trieste börsiväljakul. Järjekordne palav päev. Täna natukene leebem küll, aga mis teeb inimese õnnelikuks? No ennem mind 2 inimest ostsid just James Joyce'i Ulyssuse, mida ta muuseas ei kirjutanud Triestes, eks ju. Aga mina leidsin hoopis parem asja endale praegu lugemiseks, nii et see on see, mis teeb inimese õnnelikuks. Aga siin Trieste südames börsiväljakul elu, no ütleme niiviisi, on täna natuke rahulikum, kui nüüd jätta kõrvale see jääkaru, eks, kes on selja taga, mida ta teeb seal, ma ei tea, kas te näete, ühesõnaga kiusab turiste. Siin on siuke ütlemine ka turistide kohta, Charlie, eks ju, ilmselt kunagi 50-ndatel, 60-ndatel oli siin veel britte ja ameeriklasi natuke rohkem, aga teiselt poolt Trieste nagu alati mäletab seda aega, kus ta oli vaba territoorium, Trieste vaba territoorium, eks ju. Nii et üks vabaduse linn. Ja muidugi Triestes on ka müür. Berliini müür on maha võetud, aga Triestes on müür alles. Nimelt Triestes on müür, mis lahutab rannas meeste ja naistest tsooni. Ja seda müüri ei ole linnavalitsus lubanud maha võtta. Mina muidugi rannas ei käi. Aga need, kes käivad, rääkisid mulle, et seal on müür vahel, mehed on ühel pool, naised teisel pool, naisterand on tihedalt rahvast täis. Meesterannas eriti kedagi ei ole, sest mis mõtet üldse siis randa minna on, eks ju. Aga sellised jutud praegu siin börsiväljakul. Ja kõmbime natuke edasi. Tõesti palavus nagu pärsib natukene inimese seda sellist nagu tahtmist asjadest rääkida ja kõneleda. Ja võib-olla pöörame kaamera ümber ka, siis on nagu seda parem vaadata, mida minu meresoolast habet siin ikka vaadata, eks ju. Nii et Trieste on muidugi hästi rikas igasuguse nagu kalatoitude poolest, eks ju. Ja mis on siin nagu meeldiv, mida võib tõesti nagu öelda, on see, et nagu hinnad on igal pool päris nagu standardsed. Nagu siin kuskil nüüd nagu niiviisi eriliselt ei üritata nagu haneks tõmmata, eks ju. Vaid siin on nagu enam-vähem üks sama kõik see, mida maksab nüüd klaas Proseccot, eks ju. Tuletan meelde, me oleme Prosecco maal, eks ju. Prosecco linnakene on siin samas kohe kõrval, eks ju. Ja tõesti, seda kraami siin on nagu väga erineval, võiks öelda nagu standardil või kvaliteedi tasemel. Kvaliteet on muidugi kõik kogu aeg väga hea, eks ju. Siin ei ole üldse isegi mitte küsimust. Aga on ka seda, mis on tõesti nagu väga hea. Rääkisin Proseccost, aga tegelikult üldiselt ka, mis on peamine, eks on mereannid rikkalikult, külluslikult, igal pool. Ja tuleb teada õiget aega, neid kohti, mis on nii-öelda õigeid. Jätkame nüüd see, eks ju, neid on palju. Seda ei ole tarvis seletada. Aga kahtlemata siin saab nagu garanteeritud head kraami. Näete siin väike siuke slogan ka, eks ju, unistus vabadusest Trieste moodi nagu Neptuni purskkaev, eks ju, siin börsiväljakul, eks ju, nagu veel kord tuletades meelde, kus kohas siis oleme, aga väike tiksumine edasi ja vahepeal on vaja nagu külastada kohvikut, sest kuidas jääda sellises temperatuuris ellu, see on ikkagi regulaarne väike espresso. Kohe tuleks üle vaadata ikkagi üks järjekordne tore kohvikoht ja kui te nüüd mõtlete, et see on nagu kõigile kõige tuntum bränd ja nii edasi, eks ju, siis jaa, palun väga, aga Illi ongi pärit Triestest, siin on hiigel suur tehas, millest ma tegelikult peaaegu iga 3. päev mööda sõidan ja see on Euroopa kohvipealinn, siit kaudu peamiselt kohvi tulebki Euroopasse ka praegu ja võiks öelda, nad ise on väga uhked selle üle, et neil on kõige rohkem kohvi joomiskohti üldse inimese kohta ja astume siin sisse, see standard peaks olema, võiks ütleme siis niiviisi, kindlasti aktsepteeritav nagu niiviisi. Ja praegu jõudnud siis
tõesti Trieste ühe suursugusema tänavani, mis siis võiks öelda, jätab tõesti sellise tunde, et tegu on ikka nagu suur linnaga. See on huvitav Trieste puhul, et siin on selliseid hetki, kus ta tõesti on nagu päris ütleme mingis mõttes oma vaibilt nagu täiesti võrreldav, ei tea, Peterburi või Viini või mingite selliste linnadega. Praht mainisin ennem. Ja siis jälle siit väga kiiresti on võimalik jõuda sellise päris rahuliku, võiks öelda, et isegi nagu väikese külakese moodi keskkonda. Bussid sõidavad mäkke ja ka kogu see suursugusus on siia mägede vahele niiviisi kenasti ära peidetud. Vahepeal jällegi mõnusad jalutustänavad. Trieste on alati tuuline, nii nad siin armastavad öelda, nii et isegi praegu ka 32 kraadi temperatuur, aga kannatab kenasti ära ja vahvad Trieste bussid siin võtavad edasi-tagasi. Eriti toredad on need väikesed bussid, mis sõidavad kuskil mägedes, sellised pisikesed ja samas väga tublid, üsna järskudest mäeservadest üles ronima. Et siin rahva keskel kõndides natuke inimesi ka, eks ju. Aga liiklus Põhja-Itaaliale omaselt üsna rahulik. Ei ole sellist suuremat agressiivsust. Inimesed rahulikult naudivad siin oma keskpäevaseid jooke, sest hommikused joogid on juba nauditud. Ütleme siis niiviisi, ja kohe jõuame Oberdaani väljakule. No see on päris huvitav, et üks olulisemaid linnaväljakuid teede ristimispunkt on nimetatud siis tegelikult võiks öelda ühe ebaõnnestunud salamõrva plaani autori järgi, kes siis tahtis Austria-Ungari keisrit Franz Josepit õhku lasta. Aga arusaadavalt, kes ajalugu teab, seda ei õnnestunud. Tähendab seda, et seda ei õnnestunud, ei tea keegi, sest sellest ei saanudki väga palju keegi teada, et selline katse üldse oli. Franz Josepit ikka aeg-ajalt taheti õhku lasta või maha lasta või mida iganes. See oli tol ajal kombeks. Aga need katsed nagu siis kõik enamalt jaolt ebaõnnestusid ja vana Franz elas üsna kõrge heani. Aga see Oberdaan sai siis nagu rahvuskangelaseks, eriti siin Triestes. Nagu tähendab ikkagi väga seda, et Trieste on Itaalia linn. No praeguses hetkes väga õigustatud. Siin elavad ikkagi peamiselt itaallased ja Austria-Ungari mõju on siin võib-olla arhitektuuris, söögitraditioonis natuke leida, aga mitte just palju rohkem. Ja muidugi Austria turiste on siin väga palju, aga kohe siit jõuamegi peatsa Oberdaanile. Väike vaade siin tagasi ka. No täitsa tundub nagu suur linn, eks ju. Aga sellest suurlinnalikkusest saab kohe kiiresti siit ka eemale põgeneda. Ja mis on sihtpunkt? Sihtpunkt on üks selline huvitav koht, kus jällegi on pakkuda kalatoitu, mereande ja sellises natuke nagu moodsamas vormis, eks ju. Seda tavalist nii-öelda grillitud ja friteeritud kala on siin söödud nüüd juba päris palju. Aga nüüd siis natukene midagi sellist, mis võiks olla kuidagi nagu sellise moodsa tänavatoidukultuuriga seostatud, mida iganes. Ei ole minu jaoks üldse tähtis, aga siit siis Piazza Oberdaanilt muuseas kulges tramm põhimõtteliselt peaaegu et Sloveenia piirini. Siin samas on see trammipeatus. Siin seisis trammivagun ka ennem, aga nüüd on siit miskipärast ära viidud. Aga siin nüüd nagu natukene sellist suursugusust on, kes märkab, näeb siin obeliski tuhkelt maja peal. Vahepeal jälle mingit täiesti kummalist arhitektuuri ja küll öelda, et Trieste on muidugi tõesti selline moodsa sõnaga, mis sõna see iganes on, brutalism, eks. Trieste on tõesti ka Itaalia brutalismi pealinn, eks ju. Siin võib-olla
aga siit saame ka veel ühe toreda vaate, eks ju. Siis siin linnaserval on selliseid hiigelrajatisi nagu haiglad ja suured elamukompleksid, mis tõesti on nagu ütleme siis niiviisi täiesti sellises nõukogulikus õuduses, võib-olla seda isegi ületades. Näete, siin peaks olema tramm ja siit sõitis tramm kenasti kolistades siis Sloveenia poole. Sloveenia piir ei ole kaugel, ütleme kohe selle mäe veeru taga siin. Aga kus kohas nüüd leida siis see moodne kalarestoran, kuskil ta siin peab olema, ühe sõnaga. Aga mida peab nüüd nagu ütlema küll meile jutu algusest, et selline nagu näiteks kas või ingliskeelses raamatupoodides on nagu natuke kadunud. Ma 5 aastat tagasi kunagi Dresde raamatupoode siin väisasin ja uurisin, siis ingliskeelset raamatut oli hästi palju ja nagu hästi heas valikus. Itaalia on loomulikult raamatu maa ja itaallased raamaturahvas, eks ju. Nende oma asja ja itaaliakeelset asja on väga-väga palju, eks ju. Et kui sa lähed Google raamatupoodi, vaatad Itaalia nagu kas näiteks filosoofia osakonda, seal riiuleid, siis see on ikka väga muljet avaldav, eks ju. Aga see eeldab itaalia keele oskust arusaadavalt, eks ju. Nii et siin siis, kuhu ma oma jutu käin? Ühesõnaga seda ingliskeelsust on nagu oluliselt vähem, eks öelda, et sellised isegi suurtes raamatupoodides sellised väikesed nurgatagused riiulid on nagu alles jäänud. Võib-olla üks põhjus on see, et inglased ei ole viimasel ajal just palju Dresdest kirjutanud, eks ju, et peamised raamatud Dresdest on lausa romaanisari saksa keeles ilmunud ja ühtest veel. Siin siis inglise keeles nagu tundub, et nagu ei oleks, eks ju, sellepärast siis ka ameerikalik Cormac McCarthy, soovitan kõigile. Palun, ise ka ootan juba hilisõhtut, millal saab ehk lugema hakata. Aga kuna siin vahepeal, siis miks ma nendest kalakohtadest patrasin, oli ennekõike sellepärast, et tegelikult seda nagu head nagu kalakaupa nagu siin nautides, eks ju, ja sellest tuleb veel eraldi juttu, eks ju, siis selle juures nagu tekib nagu, ütleme siis niiviisi otse välja liha imu ja käisime siin ka ühes sellises väga toredas nagu ka Dresde kohas 19. sajandist pärit väikeses liharestoranis. Ja mida veel Dresde kohta öelda, eks esiteks üks, mis on päris märkimisväärne on see, et see linn on tõesti väga puhas, eks. Siin-seal, eks, mingi siuke väike asi kuskil on, nagu ikka, aga ta on puhas, ta on sellised kenad, ka väikesed kõrvaltänavad.
peal.